on tõesti möödas ja test läks väga hästi, et sõitsin tegelikult mõlema autoga, enda vana autoga ja siis nüüd selle autoga, selle uuema autoga, mis on OT Racingu tiimis ja noh, loomulikult oli tunne väga positiivne ja väga nagu kihvt oli sõita ja ma ütleks, et kuidagi tundus nagu, et lihtsam kui vana autoga, et eks muidugi kõigest 3-40 kilomeetrit, mis me sõitsime, võib-olla natuke vähe, et nüüd päris niisugust head pilti ette saada, aga kohe on ralli algamas ja loodame, et läheb meie jaoks hästi ja juba homme õhtuks on juba tunded hoopis paremad. Eks see oli mulle ka üllatuseks, kui Ott mulle teatas, et isa, et nüüd tuleb sinu tiimi selline uhke auto, mis küll oli selline, ütleme nii, nõudis palju hooldust. Ja ta jõudis meile mingi 10 päeva tagasi ja täna ta on siin oma ilguses ja uhkuses. Sealtab poeva! Ja Vigeline esimene Saaremaa ralli põhimõtteliselt on sellega avatud. Üle pika aja on ilmi ja et seda on Saaremaal ju alati harva, et tavaliselt on siin ikkagi väga märg ja et selles mõttes ma arvan, et eks ta kõigile ole vähe nagu sihuke mõnusam võib-olla sõita kui tavaliselt Saaremaal. No mis siin salata, et ega kui me oleks oma vana autogagi starti tulnud ikka võidumõtetega, ega siis praegult ei saa ju kuidagi olla latti alla lasta, et kindlasti ikka rallivõit on eesmärgiks ja loodame, et see peaks olema ka saavutatav. Natuke võtab harjumine aega, et eile me ei saanud kohe nagu kuidagi pihta, et mis me nagu valesti teeme, aga linnakatsel oli tegelikult juba tunne päris hea, kuigi see on niisugune lühike. See auto sõitis päris hästi, aga me panime ise natukene, üks pidurdus läks pikaks ja pidin valede poole pöörama ja läks nagu aega kaduma. Aga ei, õnneks ikka napid kõik katsed saime kätte, et päris häbi ei teinud, loodame, et täna läheb samamoodi ja läheb kogu paremaks, et siis on nagu kõik õige. No kõik on väga tummised Saaremaa ralli katsed, et äratuseks hommikul on kohe niisugune päris karm lugu Oti maja ümber seal maakohas, et loodame, et me saame seal ikka ennast korralikult ülesse. Edasi läheb juba täiesti legendaarset teed pidi, et Tundva, Karala, Kaugatamaa ja nii edasi korduvad seal ja siis lõpus see säärekatse või saarekatse või mis ta nüüd siis ongi see, mida ma ise nüüd sõit ei ole kunagi, aga eelmine aasta Otile lugesin seal, nii et päris võõras ei ole. Ja ma arvan, et kõik on hästi. Esimene ring hommikul ei läinud üldse hästi, et ei tea, esiteks hakkas ralli väga vara ja mis ei ole ju teada-tuntud mulle mingi eriline leivanumber. Ja üllatavalt oli ikkagi nii palju jahe nii vara hommikul, et see keskmine rehv ei tahtnud väga hästi tööle hakata, et nägime kurja vaeva, et tee peal püsida. Aga teine ring nüüd peale servist päike juba oli kõrgemal ja soojendas natukene
temperatuuri ülesse ja kuivas tee ka, et siis läks juba tegelikult tunne päris heaks, et kuigi ma nüüd veel päris oma kiirusega rahul ei ole, siis vähemalt tuli kohati juba päris ralli tunne peale ja osad sektsioonid katsete peal tulid juba päris hästi välja, et juba oli päris nagu nauditav isegi sõita vahepeal. Täitsa nagu tehase tiim kohe, et ega OT Racing millegagi alla küll ei jää. Aga juhtus see, et Undva lõpus ühes paremas kurvis natukene läks joon laiaks ja tegelikult ma arvan, ma oleks saanud selle isegi ära päästa, et mitte sinna mullavalli peale lasta, oli siuke kõrge mullarant, aga ma ei kujutanud ette, et see selle stange nurga kaasa võtab, et seest ei saanud tegelikult midagi aru, aga katse lõpus kohtunikud vaatasid kummalise näoga, see oli selge, et nagu midagi peab kandunud olema, et ma enne ise aru ei saanudki. Aga jah, et juhtub. Saaremaa ralli 3. korda võidab sõitjana Björn Koss ja Ranno Völver. Ei kaota.